tere, mina siis siin Liia. Vaatan, kuidas mul paremini lugeda on, et valgus peale tuleks ilusti. Sätin kõik paika. Eile ma siis ei saanud lugeda. Käisin lapselapse jõulupeol. Väga vahva pidu oli ja jõuluvana oli ka väga lahe. Pani saali ka nagu enda järel või endaga koos ja lastega koos tantsime ja laulme. Väga vinge pidu. Ja täna teen ma varem Zoomi lugemise, kuna sain sünnipäeva kingituse juba. Lähen Pauluse kirikusse kongide, oreli ja helikausside kontserdile. Ja siis ma mõtlesin, et ma loen selle tänase lugemise nagu ette, et te saate kuulata. Aga mina naudin kontserti. Nii. Suunatud universumile. Armas universum, palun aita mul alistuda sellele, kus ma hetkel viibin. Palun aita mul alistuda toimuvale. Palun aita mul uskuda, et ma viibin täpselt seal, kus ma pean olema. Aga kui pean suunduma kuhugi mujale, siis antagu mulle sinna jõudmiseks juhatust. Jätan selle kõik sinu hooleks ja tänan sind ning saagu see teoks. Kass tuli mulle külla. Panin ukse kinni, aga näeta, oskab mulle uksi avada. Andekas kass. Potikaanid tõstab maha või keerab teisi ja kolistab. Suunatud sinu enda siseolemusele või kõrgemale jõule. Armas siseolemus, palun aita mul leida julgust, et minuga on kõik korras just siin, kus ma hetkel viibin. Palun aita mul vabaneda sellest ülekoormatuse energiast. Mul ei tarvitse teha midagi enamat, kui lubada, et minu jaoks avaneks see, mis peab toimuma. Tänan sind ning saagu see teoks. Väärikas palumine, mis ei ole kellelegi suunatud. Just praegusel hetkel palun lõpetada kogu vastupanu sellele, kus ma viibin. Ma palun, et vabastaksin enda kogu võitlemise energiast, sest siis saaksin rakendada seda tervenemiseks. Ma palun, et võiksin tunda, et minuga on kõik korras seal, kus ma hetkel viibin ning usun, et selgus, kergus ja küllus pääsevad minu juurde. Tänan sind ja saagu see teoks, et see kass lihtsalt avas mu ukse, külluse ukse, mis ma kinni panin. Kuuled mingid kõlinad, siis seal kaelas see kelluke kõliseb nagu. Nüüd on sul juba 2 vahendit, mis aitavad alustada alistumise protsessi. Ja kui sa oled nüüd selgeks saanud, kuidas seda tehakse, siis võid ise oma väärikaid palveid luua. Aga kui peaksid tundma, et just minu algse hulluse väljendamine aitab paremini energiat vabastada, siis palu, nuta ja karju valjusti. Võin sulle oma kogemuste põhjal kinnitada, et kindlasti on sellestki abi. Kui ilmneb vajadus, siis tegutse. 3. osas õpid emotsionaalse vabanemise tehnikat. See on see EFT, see on koputamise tehnika. Olen isegi teinud seda. Mis aitab sul kõige põhjalikumalt muuta suhteid stressiga. Kui sa aga heitled ikka veel alistumisega, siis sobib EFT kasutamine ka sel puhul. Abi võib olla sellestki, kui meenutad minu tilguti kogemusi, sest kui kõik muu nurjub, saad sa valida ka loobumisele. Nüüd, kui sa juba mõistad, mida üks tubli ja terviklik annus alistumist võib korda saata, luba mul midagi kinnitada. Kui tunned end praeguses olukorras juba päris mugavalt, taipad sa, et on kergem lasta ennast loomulikul viisil veelgi parema tunde paika kanda. Järgmises peatükis saad teada, kuidas sellest sügavama lõõgastumise seisundis lähtudes saada rajada oma tervenemisele toekas alus.
loo tervenemisele kindel alus. Minu arvates on kõigest 2 tõdemust, mida peame teadma. Universum aitab meid ja kõik lõpeb hästi. Nii hea tunne. Kui sa oled jõudnud õppimisega nii kaugele, et oled rahul sellega, kus sa praegu asud, siis saab toimuda midagi imelist. Kuna enam ei lähe energiat lõpmatu võitlemise peale, saad hakata oma tervenemisele kindlat alust looma. Selles peatükis seame kõikide järgnevate nihete ja muutuste lava. Sa õpid tundma 4 tõhusamat aluse rajamise viisi. Ükski neist ei nõua hiiglaslikke aja ega energiahüppeid. Kui soovid astuda vähehaaval ja järjekindlalt, oled juba võiduteel. Käesolevas peatükis omandad töövahendid, et sooritada järgmised toimingud. Korrigeerida oma keha polaarsust, julgustad energia ristiliikumist, tasakaalustad harknääret ja nihkud vähehaaval paremate mõtete ja tunnete juurde. Nende elementidega tegelemine on otse kui majal tugeva betoonvundamendi valamine. Mida stabiilsem on vundament, seda kergem ja on tugevat ja püsivamat maja ehitada. Las ma näitan sulle, kuidas see toimib. Mäletad seda palvet, mis siin oli, väärikas palumine? Just praegusel hetkel palun lõpetada kogu vastupanu sellele, kus ma viibin. Ma palun, et vabastaksin enda kogu võitlemise energiast, sest siis saaksin rakendada seda tervenemiseks. Ma palun, et võiksin tunda, et minuga on kõik korras seal, kus ma hetkel viibin ning usun, et selgus, kergus ja küllus pääsevad minu juurde. Tänan sind ja saagu see teoks. Seda siseolemust veel ka. Armas siseolemus, palun aita mul leida julgust, et minuga on kõik korras just siin, kus ma hetkel viibin. Palun aita mul vabaneda sellest ülekoormatuse energiast. Mul ei tarvitse teha midagi enamat, kui lubada, et minu jaoks avaneks see, mis peab toimuma. Tänan sind ning saagu see teoks. Eeri oma keha polaarsust. Samamoodi nagu magnetitel, ka meie kehal põhja- ja polaarpoolsus, lõunapoolsus. Ja see paikneb lõunapoolsus paikneb jalataldadel, põhjapoolsus aga pealae. Tegelikult on keha kõik elundid ja rakud polariseeritud. Kujuta ette, iga rakku kui väikest patareid. Üldiselt peaksid sinu keha pealispinnad olema positiivse polaarsusega, aga aluspinnad, selg, jalatallad ja peapesad negatiivse polaarsusega. Ent sageli on see hoopis vastupidi. Polaarsus on ümber lülitatud. Piltlikult öeldes tähendab see, nagu paikneksid sinu patarei klemmid valepidi. Niisugusel juhul ei funktsioneeri õigesti ega reageeri energia toimele. Maandamine tähendab enda ühendamist maa põhja ja lõunapoolusega. Maandamine võimaldab maa looduslikke tervendamisomadustel ja rütmidel korrigeerida keha polaarsusi. Kogu ajaloo jooksul on inimesed kõndinud paljajalu ja maganud maapinnal. See aitas kehal kohanduda maa elektrilise rütmiga, stabiliseerida elektrilaengute liikumist elundites, kudedes ja rakkudes. Teisisõnu, meie patareid toimisid korrektselt, ent nüüdisaja eluviis, kaasa arvatud kummi ja plasttaldadega jalatsite kandmine ning suisa lakkamatu ühendus elektroonikaseadmetega nagu mobiiltelefonid, arvutid, on lahutanud meid maa energiast. Uuringutega on tõestatud, et suurt osa teeb meile taasühendus maapinna päratu suure elektronide hulgaga. Ühes ajakirjas
oli avaldatud analüüs, et taaskontakteerumine maa elektronidega mõjutab positiivselt stressist tingitud füsioloogilisi muutusi. Teadlased avastasid, et inimkeha maandamine võib tugevasti mõjutada bioelektrilisi, bioenergeetilisi ja biokeemilisi protsesse, millel näib olevat krooniliste haigustele tähendusrikas korrastav mõju. Mainitud uurimuse järgi selgus, et pärast maandamiseksperimenti katsealuste stressitase langes ning nende autonoomne närvisüsteem tasakaalustus. Tahan selgitada, miks see avastus on tervendamise alusena nii oluline. Samamoodi nagu patareide polaarsuse vahetamine takistab süsteemi toimimist, häirib polaarsuse muutmine ka inimorganismi. Nii on sul raske ka oma uskumuste süsteemi muuta, mõttemustreid ümber kujundada ja läbi viia muid positiivseid muutuseid, mida soovid. Ja kas mäletad veel tähtsat kolmiksoojendi meridiaani? Maandamisprotsess mõjutab ka selle energiadünaamikat. Maandamine on väga leebe looduslik viis, millega kolmiksoojendi meridiaan meelitatakse lõõgastuma. Meie kehad teavad, kuidas maa rikkalikku elektronide voogu tasakaalustamiseks kasutada. Kui kolmiksoojendi meridiaan lõõgastud ka sina. Nii on palju kergem muuta harjumusi, stressi ja ka energiamustreid, kui kõigega võitlemise seisundis. Energiavälja põhja- ja lõunapooluse maandamine tagab kehas olulise elektriühenduse, mis aitab sel funktsioneerida. Ma jagan sinuga selle 2 viisi: maandamise väljas ja maandamise siseruumides. Käisin hommikul metsas kõndimas. Ma olen varem ka siin käinud. Elvas on selline mõnus väerada ja seal väeraja lõpus on puude peale pannud nagu 2 kätt, pidi. Naispool ja meespool. Mina võtan seda siis nagu, ongi nagu, et naispool on siis vasakpool ja meespool parempool. Ja siis ma tunnetan, et kummale poole ma kõige enne tahan, millise käe juurde tahan minna. Kas siis paremale või vasakule ja see käsi nii mõnusasti võtab niimoodi kaisu. Ma võtan ta kaisu ja siis ma tunnetan seda meesenergiat. See loeb, puhastab ja laeb. Ja siis see naisenergia, et see on hästi vähestel teist korda nagu käin seal. Ja siis ma suundun edasi sinna Vaikse järve juurde, kus on tõeliselt vaikne, kus aeg peatub ja seal on hästi võimas koht, nagu müstiline. Hästi maandab. Et ma olen varem seal isegi käinud ka järves, aga täna mul ei olnud asju kaasas. Täna oli nii hommikul, nii soe ilm, et täitsa oleks võinud minna nagu vette ka. Et kindlasti ma teen seda. Lihtsalt ma pean kiiremini koju saama, ma pean vist rattaga tulema ja oma asjad kaasa võtma. Et ma saan nagu riidet vahetada ja kuivatada ennast. Aga see on nagu väga-väga mõnus. Et seal käte juures on väga hea ennast maandada. Korrigeeri oma keha polaarsust. Samamoodi nagu magnetitel on ka meie kehal põhja- ja lõunapoolsust. Seda ma lugesin. Maandamine väljas tuleb nüüd. Läksid need read või need leheküljed sassi. Selleks, et maandada oma keha põhja- ja lõunapoolsust, maa põhja- ja lõunapoolsusega võib kasutada väga lihtsat võtet. Istu selg vastu puud. Vali sobiv puu, toeta selg vastu tüve ning sea paljad jalad vastu mund. Vee sisse, liiva sisse. Kus sulle meeldib? Või rohu sisse. Lase ennast lõdvaks ja ongi kõik. Puujuured kannavad keha energia pinnasesse ning toovad selle tagasi üles sinu kehasse. See väga tõhus võte algab tervikliku energiavoog sinu kehas.
15–30 minutit päevas. Sellest piisab täielikult. Sageli on mul selleks kõigeks 2–5 minutit, kuid ma tunnen, et sellestki on väga palju abi. Kui sul pole puud, mille vastu selg toetada, siis on väga tõhus maandamisvõte ka paljajalu rohus käimine. Kui sul pole jalgu millelegi looduslikule toetada, siis teate, sobib ka maandamiseks hästi katmata betoon. Näiteks keldrikorruste betoonbasseinid on selleks väga head. Uskumatu. Ma arvasin, et betoon ei maanda. Väga hea teadmine. Maandamine sees. Selleks harjutuseks võid sa roostevabast terasest lusikat kasutada. Kui sa pole kindel, kas tegemist on roostevaba terasega, oli siin mingi see brauseri, see on mingi teine asi, see ei ole selle Zoomiga pistmist. Kui sa pole kindel, kas tegemist on roostevaba terasega, siis otsi sellelt märki SS. Labajala pealmiste kõõluste vahelised alad on kohad, kuhu suur hulk energiat kinni jääb. Seetõttu võib labajalgadel olla raske üles tõmmata maandust, mida tervislikeks polaarsusteks vaja läheb. Abi leiab roostevabast terasest lusikast. Roostevabas terases peitub ühendeid, mis aitavad takerdunud energial vabaneda. Aseta lusikas kumera küljega vastu jalapealset ja vea lusikaga tasakesi suuri risti-rästi mustreid. See vabastab jalapealsete energia. Seejärel hõõru lusika kumera küljega jalataldu. See aitab aktiveerida jalataldadel väikseid energiakeskusi. Toimi nõnda mõni minut korraga, vähemalt kord või 2 päevas. Sellest harjutusest on alati kasu. Ükspuha, kas püüad vabaneda mingist tõsisest hädast või lihtsalt säilitada tervislikku energiavoogu. Siis edasi. Kusta energia risti liikumist. Vaimu ja keha optimeerimiseks, funktsioneerimiseks peab energia voolama kehas ristuva mustrina. See on keha loomulik toimimisviis. Mõtle, kui palju loomulikke risti liikumist kehas toimub. Aju kasutab korraga vasakut ja paremat poolkera. Käimisel vehime meie käed vaheldumisi, väikelaps roomab täpselt vastassuunda ja nõnda edasi. Isegi meie DNA-l on ristuv muster. Kui see energiasüsteem isegi paisatakse, siis ristumised lakkavad ning energia liigub kehas lihtsalt üles-alla. Donna Edeni raamatus, kust ma sellest kõigest teada sain, nimetatakse seda homolateraalseks energiavooks. Kui sinu energia kulgeb homolateraalse mustri kohaselt, siis jätab su tervenemisvõime soovida. Õnneks on seda vist tegutsemisega kerge parandada. Oma keha energiavoo harjutamine, et see kulgeks ristuva mustri kohaselt, pole eriti keeruline, kui teha seda järjepidevalt. Isegi siis, kui oled juba saavutanud oma tervendamise eesmärgid, vajab see igapäevast jätkamist. Keha jõulise energia ristumise säilitamine on su heaolu saavutamiseks ja selle püsimiseks väga oluline. Nii, ja nüüd tuleb üks pilt, siia on kirjutatud ümber silmade vedamine. On selline, paistab ilusasti. Et see on siis siit parema nina juurest, hakkab minema üles, siis siia vasakule poole, siia üles kokku. Siit
alla, sellelt poolt. Siia tuli kokku ja siit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prillid eest ära. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 7, 8. Et see on see lõpmatuse märk nagu. Pea sõrmega ümber silmade. Sõrmega ümber silmade ristuval viisil vedamine on tõhus energia mõjutamise võte, mis nõuab õige vähe pingutust. Minul toimib see võte hästi. Ka Donna Edenil on selleks omad harjutused, mida sa ehk soovid tundma õppida. Kõigepealt aseta käe 1 keskmine sõrm silmade vahel nina seljale, seejärel tõmba tugevasti vajutades silmade ümber 8-kujulisi figuure. Alustuseks vea sõrmega umbes sentimeetri kaugusel ühest kulmust liigu laubal kaarjalt ümber ühe kulmu, lasku põsesarnale ja sealt tagasi lähtepunkti. Jätka samamoodi, vedades ümber teise silma. Niimoodi tuleks teha umbes 10 korda. Tee seda 3 korda päevas või täpselt nii palju, kui soovid. 10 korda. 1, 2, 6, 8 ja 10. Seda 3 korda päevas, kui soovid. Nii, edasi. Järgmine joonis on selline hargnääre on see. See on see koputamise tehnika, see koht ka, kui on hirm nagu. Hargnääre tuleb siia vajutada 5-6 korda. Tasakaalustama hargnääre. Hargnääre on keha immuunsüsteemi peamine nääre, mis paikneb rindkere ülemises osas rinnaku taga, südame kohal. Selle asukoha tõttu ütleb holistilise teraapia pioneer John Diamond, et hargnääre toimib vaimu ja keha ühenduslülina. See paikneb südametšakra piirkonnas, millest loed lähemalt 6. peatükis. Hargnääre valmistab teerakke, mida vajatakse immuunsüsteemi normaalseks funktsioneerimiseks, sealhulgas ka allergiate, autoimmuunsushaiguste ja immuunsusdefitsiidi vältimiseks. Mina usun, et selle näärme normaalsest funktsioneerimisest sõltub täielik ja jääv tervenemine. Hargnääre on nii mõjukas ja ülejäänud kehaga nii tihedalt seotud, et selle tasakaalustamisega saab kõrvaldada peaaegu iga blokeeringu või hälbe. Ükspuha, kus see kehas kaasuks. 7. peatükis saad teada, kuidas hargnäärme abil vabastatakse su kehas tardunud emotsioone. Aina põnevaks läheb. Koputama hargnäärmele. Sõrmeotstega hargnäärme kohale koputamine on stimuleeriv, tugevdav ja tasakaalustav harjutus. See nõuab vähe aega ning toob kogu su organismile suurt kasu. Lihtsalt koputa 15-30 sekundit sellele kohale. Hingates samal ajal sügavalt. Nõnda tuleks teha vähemalt 3 korda päevas. 15-30 sekundit ja 3 korda päevas. Et see muutuks harjumuseks, võid selle esialgu seostada muude igapäevaste toimingutega, nagu vee joomine või tualetis käimine. See vee joomine on päris hea mõte, sest mul on juba päris hea issand, näed, läheb isegi kuumaks see koht, sealt hakkab midagi vabanema.
hakkab ringi käima isegi. Ja, sest see koputus nagu mõjub nagu tervele ringkehale nagu ikka. Et see muutuks harjumuseks, võid selles seostada muude tegevustega. Tee nii iga kord, kui teed seda teist toimingut. Koputa ka harknäärmele. Su harknääre võib olla koputamisel valulik. No valulik ta mul ei ole, aga nagu kuumaks läheb küll. Ära sellepärast katkesta. Tavaliselt tunnistab valulikkus, et seal peitub tardunud energia, mis tähendab, et sul on seda harjutust tõepoolest vaja. Aja jooksul kõik tasakaalustub ning valutunne väheneb. Nii. Lähme edasi. Nihku vähehaaval paremate mõtete ja tunnete juurde. Kui sind on kunagi huvitanud spirituaalsus, siis ilmselt tead ka veetluse seadust. Seda nimetatakse samanimelise populaarse filmi järgi sageli saladuseks. Secret. Ma hakkas vabanema midagi, hakkas tulema üles. Mul on alati, kui mul midagi vabaneb, siis ma hakkan üles, hakkan õhku ajama. Veetluse seadus tungib mõtetele, et sarnane tõmbab ligi sarnast. See tähendab, et me köidame või tõmbame enda poole samasugust energiat, nagu meist kiirgab. Kuigi veetluse seaduse idee on suisa imeline. Kaldume ikkagi iseennast süüdistama, kui kõik ei klapi. Samuti teevad inimesed sageli vea, püüdes jõuga saavutada suuri muutusi, samal ajal kui nad juba isegi tohutult kannatavad. Ja see kiirustamine, seda ma tean enda juures ka, mida ma nüüd järjest rohkem õpin, et ma ei torma, ei kiirusta. See on harva edukas ning võib koguni kurjalt kätte maksta, tekitades olukorra, et olete veelgi suuremas hädas ja sellega võitlemine on senisest veelgi vaevalisem. Kavatsen aidata sul saada selle protsessiga uue positiivse kogemuse. Ma tean, kui vägev see võib olla. Ülearu suurejooneliste onnistuste asemel õpime selgeks, kui tõhusaks osutub vähehaaval liikumine. Täitsa usun. Aga see on suure harjutamise tulemusena. Põhikontseptsioon areneb kõik, millele sa keskendud. Teame nüüd, et meie kehad samamoodi nagu kogu universum on tulvil võnkesagedusi. Energiale ja võnkumisele toetuv veetluse seadus nendib. Meid köidab see, mis sarnaneb meie endaga. See tähendab, et me kõik saadame välja signaale nagu antenn, võttes seejärel vastu ja tõmmates endasse just neid asju, millele oleme häälestunud. Sarnased võnkesagedused tõmbavad üksteise poole. Mõni näide. Armastuse sagedus tõmbab ligi veelgi rohkem armastust. Hirmusagedused toovad kaasa veel rohkem hirmu põhjustavaid elamusi. Puuduse, olgu see siis seotud raha, armastuse või tervisega, sagedusele vastavad veelgi suuremad vajakajäämised. Teisisõnu, ükspuha, missugusele vibratsioonile või energiale sa oma elus tähelepanu pöörad, tuleb sinu juurde tagasi. Sellest suurest ühisvaramust, mida raamatute lõputu potentsiaali väljaks on nimetatud. Sina võid seda kuidagi teisiti nimetada, aga igatahes on kindel, et kõik, millele sa oma energiaga keskendud, see kasvab. Seega, kui sa ennast tõepoolest hästi tunned ja oled tulvil positiivseid emotsioone, läheta see suurele universumile signaali, kutsudes enda juurde sobivaid paarilisi, nagu näiteks tervis, küllus ja armastus. Kui see on halb enesetunne ning oled tulvil vastikuid emotsioone, saadad välja vastava signaali ning tõmbad endasse sellega sobivat, nagu puudus, vaesus, haigus ja negatiivsus. Nagu me alistumise osas teada saime, on oluline leppida sellega, kus sa praegu oled.
Üks asi on tõesti lahe. Sellega, kus sa asud, on palju kergem leppida, kui nihutad oma mõtlemise sellele, kus sa viibid, mingisse positiivsemasse kohta. Ja kui sa nihutad oma mõtlemise sellele, kus sa asud, mõnda meeldivamasse kohta, siis tõmbad omakorda ligi rohkem positiivseid vibratsioone, mis aitavad sul edasi liikuda. No see on jah, õige. Mul oli täna hommikul seal metsas nagu omamoodi hommik algas nagu kenasti ja siis ma sain ühe sõnumi, mis tõesti tõmbas üles minus viha, vihkamise, raevu, kõik tunded ja siis oli nii raske, et ma tõusin kohe püsti ja läksin metsa. Ja siis ma mõtlesin, et ma ju valin ise endale mõtted, tunded ja ma valisin rõõmu ja armastuse ja ma panin telefonis hommikutantsu meloodia ja metsas ei olnud mitte kedagi. Jumala pime mets oli, ma ei tea, kus ma läksin, ma lihtsalt valisin minna teadmatusse, mis mind ees ootab. Ma ei kartnud, mul ei olnud ühtegi hirmu. Ma lihtsalt tantsisin metsas, hüplesin, kargasin, laulsin selle muusika järgi. Oli nii mõnus. Ma nagu saatsin universumisse seda. Ja siis läksingi sinna nende käte juurde ja et see oli nii positiivne ja mõnus tegevus, et tõesti neid mõtteid, neid, mida me saadame, siis ma usun, et see loobki sulle päeva, sest ma soovin elada sellist elu, et ma loon ise endale päeva. Ja siis kirjutas mulle üks armas inimene, keda ma pole mitu-mitu aastat näinud, kes on tänanud mind oma lapse kasvatamise eest. Sain nii armsa sõnumi ja ma usun, et ma temaga nädala lõpus kohtun. Et nii armsad inimesed kohe, see energia hakkas vooluma kohe teile, et see on hästi mõnus. Nii, nüüd ma saan natuke veel lugeda ja siis on meie lugemine tänaseks läbi. Kui ma veetluse seadusest esmakordselt teada sain, siis hirmutas see mind nii kangesti, et see idee ei meeldinud mulle põrmugi. Kartsin, et iga negatiivne mõte teeb mu haigeks. Otsustasin teeselda, nagu poleks seda seadust olemaski ning et küll kõik selletagi hästi läheb. Ent mõne aja pärast ühel tervendamise konverentsil lajatas veetluse seadus mulle otse näkku. Keegi tõi näite mingist vähktõvest paranemise kohta ja küsis siis, kas mõni publikus viibib vähihaige tõstaks käe üles. Enam kui 500 pealisest kuulajaskonnast kerkisid käed. Neile pilku heites selgus, et 95% põdejatest olid istunud pikal toolireal üksteise lähedal. Pärast põgusat arupidamist tunnistasid jahmunud inimesed, et peaaegu keegi neist ei tundnud üksteist. Ja neil polnud aimugi üldse, et nendel teistel on ka vähk. Lihtsalt miski oli ajendanud neid lähestikku istuma. Veetluse seadus loomulikult oligi see. Just siis ma mõistsin, et veetluse seaduse vihkamine ja eiramine on otse kui mäng reegleid teadmata. Seega otsustasin seadusele uuesti näkku vaadata ja leida viis, kuidas saaksin seda enda huvides rakendada. Kui ma seda muutsin, siis ei heidutanud see enam mind, kuigi enam mind hoopis lisas jõudu. Ma usun tõepoolest, see aitas mul ennast paremini tunda ja leppida sellega, mida ma läbi elasin. Nii, 26. Ja ma peangi ära lõpetama. Et see aeg saab otsa, aga ma äkki saan ikka lõpuni, ta pole hoiatust mulle veel andnud. Luba endale kinnitada, et kõik see, mida sa kogu raamatu lugemise ajal endaga teed, võimendab sinu vibratsioone, sinu positiivset energiat ja aitab sul mõtteid muuta, toimides seega automaatselt nii, et sul veetluse seadusest kasu oleks. Mida nõrgemaks jääb sinu kehasse talletunud negatiivne energia,
seda suuremaks muutub kogu su energiakese ja vibreerimise sagedus. Energia koondub isegi siis, kui seda tegelikult ei fokusseerita. Juba sellega, et oled lihtsalt siin, liigud õiges suunas. Hurraa! Ent oma teadlikku mõttemustrit võid sa muuta kogu aeg, kas või kohe praegu. Just sellepärast ma seda protsessi siin sinuga jagangi. Äge, et ma loodan, et te õhtul saate ilusasti vaadata, aga mina lähen õhtul kontserdile, mille ma sain sünnipäeva kingituseks, kuigi mu sünnipäev on alles esmaspäeval. Aga kontserti ma saan täna nautida, sest esmaspäeval ei ole kontserti. Et ilusat olemist teile ja kohtume neljapäeval. Võib-olla, ma ei tea, mis mind ees ootab, ma ütlen, et kohtume neljapäeval, aga võib-olla ma olen neljapäeval jälle kuskil, siis ma loen jälle ette. Aga olge mõnusad, tšau!